Aitäh, Ingmar. Kas on saalis küsimusi? Mitu kätt tõusis? Ja aitäh, mul oleks küsimus selle aktsiisipausi kohta, et mis see teie loogika on, et e-vedelikud või siis e-sigaretid on samamoodi ju tubakaseadusega reguleeritud ja kõik ülejäänud tooted, mis sinna seaduse kui ka aktsiisiseaduse alla lähevad, et need on maksustatud, jah, küll erinevalt maksustatud, aga siiski maksustatud, et mis see nagu teie hinnangul need argumendid on, et miks me peaks nagu ühe toote jätma aktsiisi või maksu alt üldse välja, et kuidas see nagu läheb kokku siis nii-öelda toodete võrdse kohtlemisega, mis on ühe regulatsiooni all? Tegelikult peaksid kõik kolm toodet olema aktsiisi alt väljas või märgatavalt väiksema aktsiisiga. Miks ma e-sigaretist eraldi räägin? On põhjus selles, et e-sigaret on väga suures osas välja kasvanud tarbijatest endast. Ja kui me räägime e-vedelikust, siis selle komponendid on kõik kättesaadavad. Nagu ma näitasin selle slaidi peal ka, kui suur on segamise osa, seda soodustab muidugi ka maitsekeeld, mitte ainult nagu aktsiis. Aga kui, ütleme siis, et kui 80% e-vedeliku mahust, mis on e-vedelikus, ja selle toote 5 liitri hind on mingisugune paarkümmend eurot, siis on küsimus, kuidas 10 milliliitri eest, kus toimub see vääristamine. See vääristamine toimub läbi selle, et talle pannakse maitsed juurde, ehk siis maitsestatud toodet on kontrollitud toidet, see on küll vääristamine, aga kas see saab olla nii suur see käär? Ja tänu sellele, et need käärid on nii suured, tänu sellele on see must turg ka 80%. Et see meeletu musta suurus, teiste toodetega ei ole seda probleemi. Nikotiinipatju ei teha, vist veel ise väga palju ja kuumutatavaid, ma ei tea, kui palju ise tehakse. Kas neid üldse annab teha? Ega ma nüüd teie loogikast täpselt aru ei saanud, võib-olla peaks siis kordama rumalate jaoks, et kust tuli see järeldus, et kui me nüüd hakkame reguleerima või aktsiisiga maksustama, et siis lapsed hakkavad e-sigaretti kasutama. Et selles mõttes, et ma võin siit edasi arendada, et aga miks me siis saaks kohe tubaka ja alkoholi salaturust lahku, kui aktsiisist loobuks, saaks mustast turust lahku, kui üldse maksudeks loobuks, et nii võib ju nagu edasi arendada seda küsimust, et ma ei saanud sellest, millel põhineb selline järeldus. Ma ei saanud teie ettekandest aru, aitäh. Väga lihtsalt. Kui te lähete e-sigareti poodi või küsite siin olevate e-sigareti poe esindajate käest, kas nende poes müüakse e-sigareti tooteid alaealistele? Lähete teete testi, mis te arvate, mis tulemused te saate? Ei müüa. Kui 16-aastane, 18-aastane, ka 20-aastane müüb seda kooli rulapargis, mis te arvataks, tema küsib vanust? Ei küsi. Aga ta ei küsinud ju siiamaani seda vanust. Jah, seal on nüüd nagu nii-öelda see faktor ka veel juures, et sellest mustast turust väga suure osa moodustavad täiskasvanud. Nüüd, kui täiskasvanud said oma tooted legaalselt kätte, ei olnud mustal turul sellist stiimulit tegutseda. Must turg tekkis sellepärast, et kõigepealt tahtsid täiskasvanud need tooteid kätte saada, aga must turg ei küsi vanust. Ja nüüd me oleme jõudnud, lastega sinna, kuhu me oleme jõudnud. Ma ütleks, et tubakavedelike puhul kõik, mis te tegelikult ütlesite, ma ei väida ühtegi nagu vastupidist. Ma olen täiesti nõus, et need uuringud näidavadki seda ja nad võivadki olla selle sama koguse mõttes vähem kahjulikud. Aga tegelikkuses on see, et me näeme, et tubakavedelikke tarbitakse rohkem. Neid on nii mugav ju tarbida. Nad ei tekita sulle ebameeldivat lõhna. Sa saad seda teha autos, teiste juuresolekul. Suitsetamine on täna ikkagi üsna ebameeldiv tegevus. Selles mõttes, et ma
mina väidan ja ma näen ju seda ka, me kõigil on silmad peas, me näeme, mis toimub, et tubakavedelikke on väga lihtne nagu tarbida ja ma arvan, et see on see koht, kus me tegelikult võib-olla tarbiks isegi seda nikotiini rohkem, kui me võib-olla selle sigareti suitsetamisega tarbime, aga ma ei tahagi seda tegelikult diskussiooni üldse alustada. Ma tahtsin seda küsida, et kas te praegu oskate mulle öelda umbes protsendi palju nüüd 2 eurone 10 milliliitri pealt aktsiis moodustab protsendina hinnast? 50%, üle 50%. Alla 50% kindlasti. Aga kas te teate, palju moodustab sigaretipakis aktsiisi osa? 70. Ja teine asi, mis ma tahtsin veel öelda, et see on väga hea väide, et me võiksime aktsiise kehtestada teatud kahjulikkuse järgi. Nii, see oleks väga hea näide ka, kui me suudaks kütusaktsiisi selle järgi reguleerida, et CO2 põhiselt, et mis on CO2 komponent bensiinil, mis on CO2 komponent diislil, ometigi seda ei tehta. Et see on kõik väga hea, aga see peab tulema kuskil kõrgemalt. Eesti riik ise üksinda ei suuda sellist regulatsiooni teha. Et siin osas on tegelikult ka, ma arvan, Euroopa Liidu komisjonil väga palju nagu areneda, et ta on jätnud tegelikult riigid üksinda mingite asjade otsustamisega. Mina ei leia hea, et see on hea, kui noortele on sellised tooted lihtsalt kätte saadavad. Ma ei leia, et on hea, et Euroopa Liidu riigis on mingi toote must turg üle 80%, ma kohe kindlasti leia, et see on hea. Kuidas seda lahendada? See on meie nii-öelda ettepanekud. 2015 selliseid probleeme ei olnud. Inglismaa, kes käsitleb e-sigarette hoopis teistmoodi, kus ei ole aktsiise, kus riik ütleb, et see toode on mõeldud suitsetamisest loobumiseks, kus on lubatud maitsed, ei ole noortega probleemi. Miks see nii on? Miks meil on probleem? Erinev seadusandlus. Meil on näide olemas, kus asjad töötavad. Me lihtsalt kahjuks ei taha jälgida seda. Nii, aitäh Ingmar. Mulle tundub, et me juba natukene läksime ka arutelu juurde, aga nüüd ongi minu üleskutse, et need, kes ei ole veel sõna saanutena, ei ole võimalust olnud küsida ja ka need, kes on meil veebiteel osalemas, et nüüd on võimalus ka teil oma mõtteid, ettepanekuid jagada, et kasutage julgelt seda võimalust. Et andke käega märku, kes sooviks sõna saada, need, kes siis veebis meid vaatamas, kuulamas on. Hetkel tundub, et veebiteel rääkijaid ei ole. Aga võib-olla ma küsiksin siis siit e-sigarettide müüjalt, et kuidas teie seda tänast olukorda näete, et kuidas te, ma ei tea, seda tarbijate vaadet peegeldate, mis on teie suhtumine siis, et nüüd uuest aastast aktsiis tuleb tagasi? No näeme sama olukorda, mida me rääkisime siis, kui aktsiis esmakordselt tuli, et see ikkagi see hinnatõus on šokeeriv, kuna siis, kui see aktsiis tuli esimest korda, meie lisasime selle aktsiisi konkreetselt tootele, enamus müüjaid niimoodi tegid ja kuna see toote hinnale läheb aktsiis juurde, siis sealt omakorda läheb veel käibemaks juurde, et siis see tarbija jaoks väga-väga suure protsendi ikkagi tõusis see hind, et mõnedel odavamatel toodetel siis vastavalt 2 korda tõusis hind ja enamustel vist äkki mingi 40% ja niimoodi. Siis nägime, et juhtub see, mida me hirmsasti kartsime, hakkasid ettevõtted ise seda rahvakeeli öeldes aktsiisi alla neelama ja inimesed ikkagi tulid vaikselt siis poodi tagasi, aga alguses see kukkumine oli ikkagi väga ränk. Nüüd on tekitatud siis
olukord, kus on see aktsiisipaus, näeme me jälle tarbijate hulga tõusu, aga samamoodi nüüd, kui see paus lõpeb, siis hakkab see sama tramburai uuesti pihta, kus me näeme, et sel korral siis jällegi vist peame siis meie kandma seda vastutust jälle ettevõtjatena, et tarbijad mitte nii šokeerida ja et ei juhtuks kõige hullem, ehk siis suitsetamise juurde tagasiminek näiteks. Mis oleksid teie ettepanekud praegu riigile, et mida tuleks siis muuta, teisiti teha? Meie sektor on selline hästi imelik sektor selles osas, et meil on hästi palju ühiseid jooni ja arusaamasid ja mõtteid tarbijatega, et kuna see on suht selline pisikesest ühisest pundist välja kasvanud sektor. Ja selles suhtes ma Ingmariga väga palju nõustun, et loomulikult võiks olla toode selline, mis on väga paljudes kohtades tõestatult ikkagi aitab inimestel kahjusid vähendada, suitsetamise kahjusid. Mainin ka ära, et mitte keegi ei ole kunagi öelnud, et see on tervisetoode, aga siiski ta on kahjude vähendamiseks, et siis võiks olla ta eelistatud seisus, siis nagu mõnedes riikides ta on riiklikult eelistatud seisus, et inimesed siis läheksid selle toote peale. Seal võib, ma ei ole analüütik ega midagi, aga loogika ütleb, et jah, kui sellel tootel ei ole aktsiisi, siis riigil jääb nagu muist sealt saamata. Teisipidi, kui ta on nii palju ohutum, siis nagu tervisekahjude peale peaks ka vähem ju raha minema. Ja lõpuks siis, kui tal väga peab aktsiis olema, siis tõepoolest peaks olema see siis endiselt soodustav ja võimalikult väike. Aitäh! Nii, saalis meil tõusis veel üks käsi. Rahandusministeerium soovib kommenteerida. Palun. Et ma olen nõus, et hea küll, on võib-olla siis tõesti vähem kahjustatud toode, nii nagu ma ütlesin. Aga kui ta on see loobumise vahend, siis kaua see loobumise protsess kesta võiks? Et selles mõttes, kas sellest tuleks nagu, kui sellest kasvab edasi nagu tarbija, kes jääbki seda kasutama, kas me siis endiselt nimetame teda loobujaks? Ja kui ma tahan millestki loobuda, võõrutada, siis ma ei tea, võib-olla see peaks olema siis natuke teisel kujul, ongi nagu reklaamitud, et minust need poed ja kõik, see on hästi edev ja siuke nagu põnev ja et ma ei tea, siis võib-olla võiksid need olla apteegid ja lihtsad kohad, nagu kus ma lähengi nagu loobuma sellest suitsust ja siis hakkan e-sigaretti kasutama. Ja ma pean ütlema, et mina arvan, et tänase probleem on ikkagi noortes, et kui palju on tegelikult küsitletud noori. Minul endal isiklikult on 13-aastane poeg, kes õpib Sagu gümnaasiumis ja mul on väga suur missioonitunne, et ma lähen kooli ja ma hakkan tegelema nende lastega. Ma tahan teada, et päriselt, kui paljud on kokku puutunud nende tubakavedelikega. Ma arvan, et see protsent, ma arvan, täna vanemad väga paljud ignoreerivad seda ja ei julge rääkida, et nad on oma lastel leidnud need. Mina võin öelda julgelt, et mina leidsin oma lapsel selle kotist ja ma päriselt hakkasin nutma. Ma ei olnud kuidagi rõõmus selle üle, et nii hea, vähem kahjulik toode kui sigaret. Et ma arvan, et see must turg ei ole ainult täiskasvanute poole kaldu. Et ja ühesõnaga, kui ma tahaks millestki loobuda, siis ma ei ole kindel, et see siuke edev pood aitab sellele kaasa, et see loobumine jääks ainult 3 kuu pikkuseks, vaid sellest kujuneb järgmine sõltuvus. Nii, Ingmar tahab sellele reageerida. Sooviks sellele vastata, jah. Et sellepärast me räägimegi suitsetamisest loobumisest, mitte nikotiinist loobumisest. Kui ma kahjustan enda ja teiste tervist või kahjustada üldse, teen seda minimaalselt. Küsimus, miks täiskasvanud inimene ei või seda kasutada? Jah, hea oleks, kui ta loobuks täielikult. Meil on, kes hommikul ärkas täna siin
ja vajas esimest kohvitassi, kofeiini. Väga hea. Aga kes vajasid kohvi? Kas ma palun teil kohvist loobuda? Need on täpselt samaväärsed ained. Nende vahe on minimaalne. Kuna meil on natukene aega, siis mul on hoopis laiem küsimus, et kuhu siis nii edasi, et ma sain praegu aru, et oleme rõõmsad, et keegi ei suitseta, aga tarvitab ikka nikotiini. No mina ei tea, kui ma selle toru võtan imeda ilma nikotiinita, mis siis on? Minul on hoopis see mure, et kas nüüd ei minda hoopis karmimate mõnuainete juurde, et koolis on, mina olen nii kaugel koolis käinud, et poisid suitsetasid küll, aga et kas mingeid muid tulevad sellised pehmemad narkootikumid ja siis karmimad narkootikumid, et mis on meie üldine eesmärk on tervislik eluviis ju, et me üldse sellistest asjadest loobuksime või kuidas seda edasi minna. Kas keegi on märganud seda, et jah, suitsetajad jääb vähemaks, siis minnakse e-sigarettidele, siis minnakse kergematele narkootikumidele ja nii edasi. Et teie ajal tegid poisid suitsu. Ja nad tegid suitsu tegid nad nikotiini pärast. Nüüd, kas nemad hakkasid ka siis pärast kergemaid narkootikumi, et seda hüpet, ei ole mõtet sellest vast, ma arvan, rääkida, aga teie mure, et leidsite lapse kotist see ongi kõigi meie ühine mure ilmselgelt. Selle toote, mis on kõige olulisem asi, mida me ei saa unustada, on see, et see toode on mõeldud täiskasvanud suitsetajale, mitte mingisuguseid lapsi keegi ei sihi. See on väga kurb tagajärg, mis on juhtunud. Nüüd, kui te ütlete, et lapsevanemad nendest toodetest ei tea, teil on täpselt samamoodi õigus. Ja sellepärast tõstatas Tartu kandis üks lapsevanem suure teema just sellest, et koolides võiks nendest rääkida ja esimene lapsevanemate koolitamine ühes Tartu külje all olevas koolis on juba tehtud, kus me rääkisime, mis asi on e-sigaret, kuidas seda ära tunda, mida nikotiin teeb, miks see on paha, tekitab sõltuvust ja nii edasi ja lapsevanematelt tagasiside, nagu ma aru sain, oli väga hea. Ja samamoodi tegelikult ikkagi ütleme seda, et must turg ja laste tarbimine, ka mina olin üks nendest lastest omal ajal, kes hakkas suitsetama. Ja selle surveks oli siis loomulikult see kambavaim, sest lahedad poisid ütlesid, et proovi ka, olingi loll. Siis veel sai tee ääres putkadest neid suitsusid kätte. Tänapäeval ma loodan, et ei müüda neid nagu kauplustes kusagil, aga kättesaamiseks on erinevaid viise, mingi võõras onu ostab, aga see on nagu kontrollitav, eks ole, et kui me jälgime, ma jõuan kohe oma mõtteni ka, et praegusel momendil on ikkagi niimoodi, et nagu Ingmar ütles, et must turg on tekkinud sellest, et inimesed soovivad tarbida mingisugust toodet, neil võetakse see võimalus ära ja siis nad hakkavad otsima teisi alternatiive. Aga nüüd, kui me räägime sellest parklamüüjast, ehk siis mustaturu diilerist, kindlasti on jutumärkides eetilisi diilereid, kes lastele ei müü, aga olgem ausad, eks, et nõudlus on suur, siis lapsed need tooted kätte saavad. Meie ettepanek on samamoodi siiski, unustame ära igasugused kummikarud, supermanid, lotted ja need asjad pudelitel, see on selle sektori siis selline must pool, millega ükski enesest lugupidav müüja ei ole kunagi nõus olnud ja meie ei ole ka kunagi müünud selliseid tooteid. Maitsed samamoodi, kummikommi ja mingisugused küpsised jätame ära, sellepärast et meie kogemus, kui oli e-vedelikud lubatud täiskasvanud suitsetaja poest meil, kes tuli ostma ja e-vedelikku ostma, siis tubakamaitset tõstis heal juhul 10%.
reaalselt ikkagi oli see läbi, käis ikkagi õun ja mingid marjad ja sellised. Öeldi, et mis sa topid mulle sellest suitsu maitsest, kui ma seda just maha jätan. Ehk siis legaliseerida ikkagi maitse, reguleerida need mõistlikult. Me saame üle poole mustast turust rahumeeli kauplustesse. Meil on täpselt näitena olemas see snuus, mis ju lokkas mustturg. Praeguseks, kui said nikotiinipadjad poodi, tulid inimesed, et väga hea, ma ei pea kuskil vihmase kangi all otsima mingisugust diilerit taga. Ja mina oma kõrvaga kuulsin, kuidas klient ütles, et nüüd diiler helistab talle, tahad vä? Aeti taga. Ehk et praeguseks, ja see ongi see, riik kogub makse, inimesed saavad seda, mida nad juba ikkagi niikuinii tarbivad. Ja endiselt me räägime alati täiskasvanutest see, et ja siis sellest kontrollist, kuidas, kas lapsed saavad neid tooteid kätte ja osta. Meie kauplused on täna, homme, kuu aja pärast ja loodetavasti, kui äri õitseb, eks aasta pärast ka samal aadressil. Parklamees on iga 30 minuti tagant uuel aadressil. Kuidas seda kontrollida võimalik on? Aitäh. Aitäh. Vahepeal on tulnud üks ka kommentaar veebis osalejalt, nimelt Tarmo Kruusimäe kirjutab, et ega sedasiliikumist enne tule, kui suhtumine ei muutu. Ametnike selektiivne faktide tunnustamine on järjepidev. Samuti on üks veebis osaleja, nimelt siis Diane, soovinud ka sõna võtta. Palun, Diane, kas sa kuuled meid? Ja mina kuulen teid. Pilti ma ei näita, sest ma viibin Eestist eemal ja mul kõik hangus, aga äkki keegi e-sigareti kaupmeestest, keda ma ekraanil näen, noogutaks hetkel, kui te mind kuulete. Ja, väga hästi. Et lisaks sellele, mida tegelikult Ingmar rääkis kasutajate eest, et tema tõi välja seal aktsiisipausi pikendamise, et mina siinkohal juhiks tähelepanu ka Kaupmeeste Liidu varasematele ettepanekutele, kus kogu aeg alates aktsiisi kehtestamises kui ka tegelikult siis, kui määrati ajutine aktsiisipaus, kõige hirmutavam sektori tarbija jaoks on see järsk hüpe. Et me tegelikult terve selle aktsiisivabastuse ajal, kui see ka nüüd aasta lõpul ka lõpeb, oleme rääkinud sellest, et kui aktsiis tagasi tuleb, siis see peaks tulema väiksema hüppega ja progresseeruvalt vajadusel. Ehk siis, kui ennem käis ka tegelikult auditooriums küsimus läbi, et kui palju mingite toodete väljamüügi hinnast moodustab siis aktsiis, sellise määraga, nagu ta hetkel tagasi naaseb, siis see on 25–100% laias laastus. Ehk siis tegelikult on ka täielikult tooteid, mille tänasest jaemüügi hinnaga võrdeline on aktsiis ja kui võtta aktsiis pluss käibemaks, siis tegelikult see juurdehindlus on suurem kui tänane toote väljamüügi hind. Ka selliseid näiteid on turul olemas. Et meie Kaupmeeste Liidu alt oleme korduvalt teinud selle ettepaneku, kus aktsiis kehtestada tagasi väiksema määraga. Meie ettepanek on olnud seal 10 milliliitrise pudeli kohta 0,8 eurot, mis aitaks kindlasti natukene sujuvamalt aktsiisile naasta ja tegelikult hoida siis kliente ametlikul turul. Ja tegelikult Rene tõi välja ka selle koolituse, mida on üks aktivist samamoodi tegelikult murelik ema üles kutsunud. Ja seal me oleme rääkinud illegaalsetest toodetest ja legaalsetest toodetest, kui varasemalt meie äriühing Nicorex Baltic, kelle klient on pigem natuke konservatiivne klient ja mitte nii suures mahus tarbiv klient, keda Ingmar on kajastanud oma uuringutes, siis me oleme olnud natuke skeptilised mustaturu osas, aga tänasel päeval isegi meie äriühing hindab selleks vähemalt 50%. Ka selliste tarbijate näitel, kes on ametlikul turul, tarbivad mõistlikus määras sellistes seadmetes, kus kulu ei ole suur, et võrreldes siis seda mahtu, mis liigub mustal turul ja kust kaudu tegelikult noored saavad kätte, see on kindlasti täna rohkem kui 50%. Ja mis on oluline murekoht, üks väike kirjapanek on mul siin esimesest ettekannest Maksu- ja Tolliametist, et seal käis läbi selline fraas, võib-olla natukene eksin, aga tulevikus nähakse suurt murekohta selles, kui palju postipakkidega ringleb neid kaupu ja mida tuleb teha. Tegelikult see ei ole mitte mingisugune tuleviku probleem, see on täna siin laual juba olemas ja tänasel päeval ligi 50% sellest mahust tuleb ilmselt läbi postipakkide või tuuakse liikmesriikidest. Et siinkohal mul on ka väikene küsimus esimesele esinejale,
et kas järelevalves tehakse ka mingisuguseid tasakaalumuudatusi, et näiteks postipakkidele panna enam fookust, kuidas see on teostatav ja millised on ka tagajärjed sellele inimesele, kes neid kaupu siis tellis. Kas nad on tihti tuvastatavad, kas neile järgneb mingi karistus, kas seal on mingi mahujärgne menetlus, sõltuvalt sellest, kui palju inimene tarbib, siis mis tundub tänasel päeval ka suur probleem olevat, et inimesed, kes müüvad illegaalseid kaupu, nad ei ole ainult väga noored, nad on täiskasvanud inimesed, kes tegelikult ei hoomagi seda, et nad tegelevad illegaalse kaubandusega. Et on alustatud endale näiteks Lätis maitsete toomist, täiskasvanud endine suitsetaja ja seda palvet on saatnud ka sõbrad ja inimesed hoomamatult tegelikult ei pane tähele, kui palju see nii-öelda illegaalse kaubanduse mastaap suureneb, kui see algab 1-2 sõbrast, kuni see on lõpuks võrgustik, kus paarkümmend täiskasvanud tarbijat ostavad neid kaupu ühelt inimeselt ja inimene tegelikult ei saagi aru, mis ta tegevusega kaasneb või millisel määral ta illegaalse tegevusega tegelikult tegeleb. Et see küsimus järelevalve poolt sooviks vastust Maksu- ja Tolliametilt, et kuidas see on täna fookuses ja muus osas nõustun ettekandjatega, nii kaupmeestega kui tarbijatega, et madalam aktsiis ja maitsete keeld on põhilised murekohad, et tarbijad siin natukene käsitlesid probleemi juba laiemalt ja võimalikku mõjutajaid laiemalt ka. Tänan küsimuse eest. Vastan siis seoses selle järelevalvega. Maksuametis juba toimub järelevalve selles osas ja toimub väga efektiivselt. Mis puudutab nüüd tulevikku, et kui nüüd tulevikus tuleb sellele aktsiis, et ma nüüd ei oska nüüd hinnata, kas nüüd hakkab seda tulema rohkem seda kaupa siia sisse või mitte. Aga Maksuamet omalt poolt saab kinnitada, et järelevalve toimib. Loomulikult kõik ju paneb paika ressurss, aga seni oleme teinud kõik selleks, et siis välja selekteerida need kaubad, kus siis saadetakse neid e-vedelikke. Tänan. Aitäh selle kommentaari eest. Saalis on meil veel tekkinud üks küsimus. Kommentaar. Palun, Ingmar. Küsimus, et kui suur on kulu riigil kontrollida e-vedelike siis ütleme liikumist piiriüleselt, et mis see kulu on ja ütleme ka praegult ütleme mustaturu nii-öelda tegelemine, et kui suur on see kulu ja kui nüüd aktsiis tuleb ka juurde, et mis on aktsiisi kogumise kulud ja nii-öelda kogu kulu hetkel riigil on, et kas seda oskab keegi öelda? Tolliameti esindaja oskab. Kahjuks ma jään selle vastuse nüüd võlgu, et ma ei ole seda kulu niimoodi kokku arvutanud. Ilmselgelt sinna läheb ametnike tööpäevad, kes sellega tegelevad, kui samal ajal nad võiks teha midagi palju tähtsamat. Ministeerium oskab mingit hinnangut anda? Ma tean, et pidevalt on Maksu- ja Tolliametil pigem probleem sellele, et järelevalvet suurendada nagu pole kuidagi võimalik, sellepärast et ressursse selleks ei ole. Et ma eeldan, et meil viimati oli salaturu ka hindamisega oli seoses selle kütuseaktsiisi laiendamisega, et kui madalama määraga kütuseaktsiisi saaks kasutada suuremal hulgal sektorid, et siis sealt mingid numbrid välja käidi, aga põhimõtteliselt see osutus juba sama suureks kui see laekumine, mis sellelt oleks laekunud, et sinna oleks sama palju juurde läinud, et see ikka oli siuke suurusjärgus, ma arvan, 1-2 miljonit kindlasti. Kütuseturg on suurem, nii et selles mõttes kütuseturg on suurem kui... Nii, saalist on veel üks küsimus, kommentaar. Et ma usun, et ei oska öelda seda, või tähendab, et ma usun, et see on, kuidas siis öelda, mõttetu tegevus, mis on Maksuameti kaela visatud, et ühed ametkonnad reguleerivad ja siis, kui me küsime, et aga appi, mis nüüd saab, kui meil tuleb see must turg, siis öeldakse, et siis tuleb järelevalvet teha ja see on Maksu- ja Tolliameti töö, eks. Et käib selline palli veeretamine
nüüd, kui me räägime nendest toodete tellimisest Euroopast, igasugustest veebipoodidest, kohtadest, kus see on legaalne, need tulevad täiesti tavalise kullerbussiga üle piiri, eks ole. Palju kulleribussis pakke on, ma pakun 400, 500, 1000, ükskõik mis. Ja kui me nüüd hakkame mõtlema, et me hakkame nüüd kõiki pakke reaalselt, no oleme realistid ikkagi. Kuidas sa hüppad sinna bussi sisse, kus sul siin need e-sigaretid on, eks? Et see on võimatu, selle asemel võiksid need poes kättesaadavad olla. Kus Maksu- ja Tolliamet saab väga kergesti tegelikult kontrollida. Tulge, tehke oma kodukontori päev meil, vaadake palju lapsi seal käib või kui palju neid seal ei käi. Ma saan aru, et meil siin juttu jaguks veel pikemaks, aga viimane siis küsimus, kommentaar ja siis me peame selle oma ümarlaua lõpetama. Aitäh, ma vahepeal jõudsin siin teha kiire arvutuse selle aktsiisi koha pealt, et praktiline näide, et kui sigaretipakk on keskmiselt siin 4 euri midagi, siis 70% sellest on aktsiis, see tähendab, et sellest 450 pakist circa 3 euri midagi on aktsiisi osakaal. Nüüd veevedelike puhul need ühekordsed Euroopa Liidus ei tohi olla suuremad kui 2 milliliitrit. 2 milliliitrise ühekordse e-sigareti hind on 6,45 euri. Praegu vaatasin ühest poest ja hakkasin nimesid välja tooma. Kui nüüd on see peatatud aktsiis, mis on 0,2 euri milliliitrit, see tähendaks, et sellest 6,45 euri maksvast ühekordsest e-sigaretist läheks aktsiisiks täpselt nii palju kui 40 senti. Et see on see vahe lihtsalt, ma ütlen, mis on praegu sigaretipakt versus muu, et jah, lihtsalt kuna ühekordsed olid teemaks, siis ma tõin lihtsalt selle võrdluse. Aga selle infokilluga me kahjuks peame oma tänase ümarlaua lõpetama. Suur tänu kõikidele ettekandjatele, osalejatele, kaasamõtlejatele, kaasarääkijatele. Mulle hetkel tundub, et see põhimure on ikkagi e-sigarettidega seonduv ja ma kutsuksin küll erinevaid siis osapooli omavahel tihedalt suhtlema, et kui Rahandusministeerium siin ka järgnevaid muudatusi plaanib või analüüse, prognoose teeb, et siis võimaluse korral ikkagi ka turuosalistega läbi arutada, nõu küsida. Aga aitäh kõigile ja ilusat reede jätku ja ilusat peagi algavat siis nädalavahetust.